algas Tartus maamessi ja siia on oodata 3 päeva jooksul üle 40 000 inimese. Rahva huvi maamessi vastu on suur. Kohe peale avamist täitus messiala väikeste ja suurte uudistajatega. Me oleme juba mitmendat aastat. Meile väga meeldib just see, et siin käivad loomad ja lotte, et lastel oleks ka põnev, et me saame kõik koos tulla ja siis mööda minnes mõned traktorid küll vaadata. Oota, aga põhimõtteliselt teist saavad põllumehed või te juba olete? No me väikest viisi nagu oleme. Meil on oma väike krundike, kus me tasapisi harjutame taimekasvatust siis. Ja eesmärk on? Ideaalis kunagi loomad ka võtta. Me täna siin oleme, hinnapakkumised tuleb ju siit ära otsida, sest võib-olla veel mingid meetmed avanevad, kus küsida natuke Euroopa Liidu toetust asjadele. Kuidas seni on olnud? Olete palju saanud Euroopa Liidu toetust? Toetust jagatakse, aga kahjuks on küsitud alati 5-6 korda rohkem. Traktorite ja teiste põllutöömasinate valik maamessil on muljetavaldav, aga tõelise tunde saab kätte ikkagi ise rooli taha istudes. See traktor, milles ma praegu istun, maksab pea 300 000 eurot ja no vaadake, kui palju erinevaid nuppe ja kange siin on. Selline tunne, nagu oleks kuskil lennuki kokpitis. Kusjuures tegemist olevat põhimõtteliselt ise sõitva traktoriga, kui see õigesti seadistada. Nii et inimese väga väikese järelevalve all suudab ta teha ära kogu töö. Kindlasti on näha, et põllumehel on raskem viimastel aegadel olnud. Aga palju nad jõuavad selliseid pea 300 000 traktoreid aastas osta, et kui palju aastas neid näiteks Eestis müünud olete? Viimastel aastatel suhteliselt vähe. Eelmine aasta piirdusime 7-8 kanti kuhugi, praegu täpselt ei mäleta. Kui paljud ostavad nagu oma rahaga ja kui paljud peavad ikkagi laenu võtma, et sellist suurt masinat endale lubada? Ikkagi üle 90% on laenuga, võib-olla sealt 5% on tõesti, kes tulevad, ostavad lihtsalt ära. Ja selle aastal antakse maamessil esimest korda välja ka sea-kisakarikas, mis tähendab põhimõtteliselt seda, et inimesed peavad jäljendama sea häält nii hästi, kui nad oskavad. Nii, spetsialistid on minu kõrval, alustame siis. No. Nii. Nii vaikselt või? Sigade hääl on väga mitmekülgne, sest vastavalt nende meeleolule, vastavalt keskkonnale, nad väljendavad ennast erinevalt ja et päris sellist ühest häält, mida siga nagu võiks teha, ei olegi. Oskate see häält teha? See oli üks õige hääl. Kas sa kasutate ise ka sigu või? Vanaemal kunagi oli ta. Tehke veel üks kord. Ja teie? Ruigamisvõistluses saavad kõik soovijad maamessil osa võtta laupäeval. Kuid lisaks armsatele põssadele tervitavad messikülalisi ka lambad. Mul on hea meel teile tutvustada 2 oma uut sõpra. Tegemist on siis Eesti kõige hinnatumate lammastega. See on Eesti tumedapealine ja see Eesti valgepealine lammas. Sest need on Eestis kasvatatud, Eestis aretatud ja nad peavad kõige paremini vastu Eesti kliimale ja neil on kõige paremad jõudlusnäitajad Eestis. Viimased aastad on aga pannud paljud lambakasvatajad mõlgutama lõpetamise mõtteid. Kahjuks väga paljud lõpetavad lambakasvatuse just sellepärast, et nad ütlevad, et nad ei jõua enam unte toita. Lambakasvatusega tegeleda sellepärast ei saa, sest unte on nii palju Eestis, et nad murravad lihtsalt lambaid. Kuna teil viimane hundirünnak oli teie lambakarjale? Viimane oli sügisel. Ja siis läks mitu lammast? 17. Tulge õnnetilka võtma TV3 ja tema vaatajad! No, kui nii ilusti kutsutakse, mis see tähendab siis õnnetilk? Õnnetilk on Eesti meest valmistatud alkohoolne jook. Tahad maista? Võtad, ma lasen sulle pitsid täis. Täis ei taha? Ikka täis, ega siis õnne ei saa poolikult võtta. Mitu kraadi see on siis? 45 kraadi. Ja meest tehtud? Meest tehtud, puhtast meest. Ise olen mesinik, ise olen, kõik on endas kodus tehtud, kodus valmistatud. Kadri, terviseks. Mesilasse terviseks. See on nii kange. Ei tohi nii. Kas see on nagu viski või sellise maitsega või? No kui sa nii ütled. See on väga spetsialist, tundus selline kangem. Kui sa ütled, et see on viski maitseline, see on ainult tunnustus tootele.